Mehis palus mul rääkida ka siis sporditeadlase vaatest eelkõige vastupidavuse kontekstis ja palus lõppu midagi öelda ka sõudjate kohta, kuna minu taust on rohkemal või vähemal määral sõudmine, aga ma ise olen viimastel aastatel sõudjate testimisega natuke vähem kursis olnud. Nii-öelda otseselt seotud. Üht koma teist ma tean muidugi, aga Priit on natuke rohkem ja Priit täna vist minu teada isegi sõudjaid testib Pärnus, nii et sõudjad on meil kenasti nii-öelda meil sõudjate kohta siuke väike andmebaas on olemas küll. Ja ma pean natuke muidugi ütlema ka, et kuna viimase poole aasta jooksul on mul palutud päris mitmes kohas ettekandeid teha vastupidavuse või teaduse teemadel ja mitte ainult sportlased, vaid ka sporditeadlased on sellises raha mõistes nagu vaeslapse rollis võib-olla mõnikord. Et siis seda uut teadust ka nii kiiresti peale ei tule. Ehk et paljudele siin kindlasti on osad slaidid tuttavad, aga mingid slaidid on kindlasti ka erinevad. Ja ma eelkõige panin need slaidid võib-olla järjekorda ka selles mõttes, et vähemasti osa sihtgrupist, ma tean, ei ole nendes loengutes olnud, milles võib-olla pool auditooriumi on peaaegu kõikides olnud. Ehk et siis võib-olla siis, ma ei teagi, kas on hea või halb. Minu poolt vaates võib-olla halb, et ma räägin ühte sama asja mitu korda, aga mõnikord on kordamine tarkuse ema ka. Ehk et see vastupidavus, need mõisted on siit täna jooksnud läbi nii Aivari kui Alvari ettekandest ja tõsi, see hapniku tarbimine on hästi A ja O. Aga võib-olla ka ta on natukene ka üle fetišeeritud, ehk et see tõesti loob meil sellele mootorile sellise eelduse. Aga kui me mõtleme ka vormel 1 peale, siis Priit teab, palju mootori maht on vormel 1-l. 1,6 kõigest täna, jah. Suudavad 300-ga sõita küll, eks. Enamike autodel meist on nagu suuremad mootorid, ehk et kui tahta, siis see VO2 on nii-öelda eeldus. Ja tõsi, nagu Johannes ka ütles, et seda nagu, ta on hästi palju meil geneetiliselt määratletud, teda saab tõsi üsna palju mõjutada, aga mitte, aga üsna sellistes võrdlemisi kitsastes piirides. Ja olulisem on rohkemal määral, me saame mõjutada tegelikult anaeroobset lävi ja ökonoomsust. Ja ka võib-olla suusatamise ja sõudmise vaatevinklisse just see ökonoomsus ehk, et kui palju me kulutame teatud kiirusel energiat, on võib-olla isegi olulisem. Ja üks spordifüsioloog, kes meil paar aastat tagasi käis külas, kes osales Eliud Kipchoge esimesel 2 tunni üritusel. Tema ütles, et just see ökonoomsus on selles valguses hästi kriitiline, et nendel, kellel hapniku tarbimine on kõrge, et nendel on omaette keeruline just seda ökonoomsust arendada, kuna neil on seda energiaressurssi nii palju pillavalt käes, et see on oluliselt suurem väljakutse. Ehk et jutu mõte siis, et VO2 on hästi oluline, aga seda saab kindlasti nii-öelda peita heade treeningute ka. Ja üks, mida meil siin hästi palju seda mõjutab, ongi siis nii-öelda treeningu koormus. Ehk et kui palju, kui intensiivselt, millise sagedusega me peaksime siis ennast arendama ja need kasutud, taastavad, säilitavad maksimaalsed ülemäärased koormused on ju kahtlemata olemas. Treeneri ja sportlase koha pealt on see kriitiline koht just see, et me ei tea, kust maalt need piirid jooksevad. Ja võib-olla sportlase jaoks, treeneri jaoks ka teadmine, kuidas intensiivsust ja mahtu planeerida, ongi võib-olla selles kontekstis hästi olulised. Ja võib-olla see ülemine piir siis või sellest joonest ülevalpool võikski olla nii-öelda väline koormus, ehk et me anname mingi treeningi ülesande. Defineerime ära sportlasele 15 kilomeetrit 150 pulsiga, näiteks väline koormus. Ja nüüd see, millise reaktsiooni siis see treening kutsub sportlasele esile, kelle jaoks on see ülemäärane koormus, kelle jaoks võib-olla taastav koorus. Ehk et see on selle meie hind. Ehk et kui palju me peame siis vastava koormusest maksma. Ehk et see suhe sisemisse ja välisesse koormusesse on tegelikult üks hästi oluline parameeter, mida treeningutel peaks silmas pidama, ehk et kas see hind, mida me maksame, on ehk liiga kõrge. Ja kui see hind on liiga kõrge, siis see väsimus kipub ka meil kuhjuma.
Ja need aeroobne, anaeroobne lävi jooksid ka kenasti meil testimist eelmistel ettekandjatel läbi. Hirmus olulised parameetrid ja kui ma Johannes ettekannet ka siin kuulsin ja kui ta ütles, et tõi ka mitu korda välja, et seal anaeroobsel lävel see liikumise kiirus on üks hästi oluline marker, siis tõsi ta on. Ta ilmsesti on nii-öelda laboris testitavatest andmetest oluliselt objektiivsem kui hapniku tarbimine. Aga teistpidi jälle, kui me mõtleme, et siis me testime seda just sel sportlasel sellisel puhkeolekus ja me isegi ütleme sellele sportlasele, et tulge ikka testima, kui te olete võimalikult puhanud. Ja kui me nüüd läheme 1,5–2-tunnisele treeningule, siis kas see anaeroobne lävi on meil endiselt sarnasel kiirusel, sarnase hinnaga. Et see on üks selline, mida tänane sporditeadus alles hakkab uurima, ehk et selline durability, ehk et kui palju ma suudan teatavat intensiivsust hoida, ilma et väga oluliselt kujuneks see tööhind minu jaoks. Ehk et see akuutne stress, me teame, et näiteks allpool aeroobset läve, ta meid väga palju otseselt ei mõjuta, laktaadi kontsentratsioon on suhteliselt konstantne. Kui me ületame aeroobse läve, stress suureneb, siin piirkonnas tehtav treening, iga minut on meil oluliselt nii-öelda stressi rohkem ja võib-olla sportlase vaatevinklis see kõige kriitilisem punkt just asubki kuskil siin, selles piirkonnas, mitte siin piirkonnas, siis seda tunneb sportlane ise ka väga hästi, et kui üle anaeroobse läve lähme, siis süsihappegaas ja laktaat hakkavad meid ikka oluliselt palju häirima ja see väsimus tekib ja see töö katkestatakse. Siis sellises aeroobse läve piirkonnas mõlemal juhul, kas me treenime nüüd allpool läve või ülalpool läve, tõsi, me saame seda laktaadiga vaadata või kontrollida, aga sportlane suudab mõlemal juhul teha üsna pika treeningu. Ja see väga sagedasti sportlast ka nii-öelda võib-olla ja treenerit ka võib teinekord eksiteele viia. Ehk see sama, mida ütles Johannes, pulss ei pruugi olla alati kõige õigem näitaja, et nii ta tõsi on. Samas pulsi järgi on väga hea kõike koguda. Me teame oma treeningtsoone, me teame oma lävesid, me paneme kella stardis käima, finišis kinni ja kõik programmid selle väga hästi rakenduvad. Ja me saame seda kontrollida. Aga tõsi, ehk et milline on see stress erinevates tsoonides, me oskame seda mõõta, aga kaua me suudame seda taluda, seda akuutset stressi, ehk et mis siis juhtub, kui me siin pikemat aega ühe koormusega oleme, et see on meil hästi-hästi erinevatel sportlastel. Ja üks selline, mida ka hästi palju tipud on hakanud rohkem kasutama, ongi see sama individuaalne tagasiside. Eelmised ettekandjad seda kenasti ütlesid, seda tuleb küsida, see on oluline. Ja ehk et kui raske see koormus on? Treeningu järgselt hinnake oma koormust. Kui raske see oli? On ta siis mõõdukas, väga raske, maksimaalne. Ja suusatajate põhjal on seda ka väga hästi näidatud, et ta üsna hästi käib. Norra tippsuusatajad on siin uuringus olnud, et ta üsna hästi tegelikult korreleerub siis südamelöögi sageduse näitajatega ja ta korreleerub veel paremini südamelöögi sageduse näitajatega juhul, kui see treeningu väline koormus ongi planeeritud nii-öelda südamelöögi sageduse põhjal. Ehk et kui me teeme kõige lihtsam näide, teeme intervalltreeningu, oletame, et 30 minutit on intervalle, siis märgitaksegi see 30 minutit kohe siia nii-öelda maksimaalsesse tsooni, ka treeningu planeeringuna. Kui me pulsimeetriga kogume, siis aeg-ajalt võib juhtuda, et esimese minuti jooksul pulss alles kasvab ja pulss kogub pigem nii-öelda teise treeningtsooni ja sealt võivad tekkida sellised väiksed nihked. Ja esimene sõudjate nii-öelda pilt, mida ma siin näitan, Rasmuse doktoritööst on seda hea tuua, ehk et see viide sinna sama, mis oli eelmisel slaidil, et kui sportlane treenib, kui treening on pikem, kui sealt võib tekkida väsimus, siis see pulsisagedus ja sportlase see sama hinnang ei pruugi väga hästi korreleeruda. Ehk et kui siin sellises baasnädalas on hästi näha, et see sama esimesel slaidil läks mul meelest ära toonitud, sama 80-20 mudel, mis tõsi on intensiivsustega üsna hästi selline rusikareegel, et kui seal ikka väga suured eksimused on, siis on mõistlik treeningplaan ümber vaadata. Ehk et kui see baasnädal
siis on väga hästi ka näha, et kergete treeningute hulk 80%, pulsisageduse mõistes, treeningu raskuse mõistes väga hästi korreleeruvad ja sarnaselt siis ka keskmised ja rasked treeningud. Ja nüüd, kui tegelikult treenitakse sarnase mudeli järgi edasi, endiselt 80% treeningud on nii-öelda esimeses treeningtsoonis, küll aga siin nüüd ma natuke olen joonist olen puudu jätnud, siin treeningu mahtu tõstetakse umbes 25% ehk et treeningud lähevad järjest pikemaks. Ja seesama treening on näha, et muutub oluliselt raskemaks. Pulsisageduses muutusi ei toimu, kenasti jääb 80-20 mudel, aga treeningud iseenesest järjest lähevad raskemaks. Ja siin viimasel 4. nädalal, mis tegelikult oli taastumisnädal, siis neid raskeid treeninguid oli isegi vaata, et peaaegu statistiliselt oluliselt rohkem kui siis südamelöögi sageduse järgi hinnatuna. Ehk et üks võimalus, kuidas jällegi sportlasel seda siis hinnata, olekski, et seda treeningu välist koormust, ehk et lisaks südamelöögi sagedusele, mis on väga hea ja enamikest juhtudel töötab, peaks tegelikult ka siis küsima sportlase käest mingit tagasisidet tema treeningu kohta, et kas see antud treening võis olla tema jaoks väsitavam või mitte, kui see treening on planeeritud siis sarnasel kiirusel või võimsusel. Eno doktoride andmed, mida me ei ole publitseerinud veel, see on nüüd jällegi praktikas tagasi vaadatuna. Et kui me vaatame Eestis selliseid päris usinaid koondise kandidaate, siis me siin saaks juba öelda, et midagi on nagu valesti. Ehk et 58% treeningutest on kerged ja 42% treeningutest ehk et mudel ütleb 20, umbes 20% on tegelikult nihkes. Treeningud on rasked. Tulenevalt siis hinnates sellega, et kui raske see treening on. Kas ta oligi sellisena planeeritud? Tõenäoliselt mitte, aga jällegi sama teema, et kui palju sportlane suudab pikemat treeningut taluda, eriti võib-olla sellise aeroobse läve piirkonnas, on hästi-hästi erinev. Ja üks selline indikatsioon ka Rasmuse teisest artiklist tekkis, et kui me hindasimegi sportlastel madala intensiivsusega treeningutel, et kui raske see treening nende jaoks on. Treening sportlastel oli kõikidel ühtemoodi ette kirjutatud. Konkreetsel aeroobsel lävel, madalal intensiivsusel ja kilomeetrid sarnaselt. Ja pärast jaotusime sportlased siis 2 gruppi. Need, kes pigem hindasid seda treeningut raskemana, need siis kergemana. Ja ehk siis üks grupp, kellele need samad madala intensiivsusega treeningud rohelises, olidki kerged, ehk et nad hindasid seda siis skaalal 1-4 ja teised sportlased, kellel see sarnane treening, osadel umbes pooled treeningud olid kerged, aga umbes pooled läksid siis sinna nii-öelda keskmiseks raskeks, ehk et sinna kollasesse ja punasesse hinnangulisse juba tsooni. Pulsisagedustes keskmistest tunduvad erinevused, statistilisi olulisi muutusi ei olnud, ehk et näiliselt jällegi pulsi parameetrite järgi on kõik okei, küll aga siis see treening sportlaste sisemise koormuse mõistes ei olnud selgelt sarnane. Ja kui me võrdleme siin, siis lisaks oli neil 2 intervalltreeningut ka. Intervalltreening on hea lihtne, sellel eesmärk ongi esile kutsuda väsimus. Gruppides siin erinevusi ei olnud, küll aga siis see raskete treeningute mõistes, madala intensiivsete treeningute mõistes, ühtedel sportlastel kogus siia oluliselt rohkem koormust kui teistele sportlastele. Me näeme erinevusi. Mida me veel nägime, kuna see oli tegelikult hästi lühiajaline uuring, mõlemal juhul nende töövõime tegelikult paranes, nii sellel grupil kui teisel grupil. Väsimuse näidud ka liikusid ülesmäge. Üks põhjus, mis siin tõenäoliselt on see, et treeningu maht siin noortel laagris poole võrra kasvas. Ehk et natuke loogiline, mida rohkem koormust, seda rohkem areneb töövõime, väsimus kasvab ka. Küsimus on siin, et kas need sportlased äkki pigem, võib-olla see treening oli valesti planeeritud. Ehk et intensiivsus oli madal, aga treeningu kestvus jäi liiga lühikeseks. Jällegi see nii-öelda tagant järgi vaatav uuring, see püstitas hulga küsimusi, aga nii-öelda prospektiivselt ettevaatavat uuringut me selleks hetkeks nagu nii-öelda teinud ei olnud. Teise magistrandiga me täna seda natuke uurime, andmed on poolikud,
ma saan seda siit natukene näidata. Me siis jällegi vaatasime noorsuusatajaid, mõõtsime paarist tõuke ergomeetril nende hapniku tarbimise siis nii-öelda ülakeha tööl ja igal koormusel küsisime juurde ka, et kui raske sellel koormusel neil parasjagu on. Siin on lihtsalt võetud 2 erinevat näidet. Hetkel on 10 sportlast meil mõõdetud ja me siis palusime sellel teisel testil, mida siin on näha, 60 minutit testi, aeroobsel lävel, see, millel me välja mõõtsime, siis sportlasel konstantselt ühe kiirusega sõita. Ja siin on lihtsalt 2 erinevat sportlast. Üks sportlane, kelle puhul siis südamelöögi sagedus tegelikult konstantselt, peaaegu konstantselt alates 20 minutist jooksis järjest kõrgemale. Ja teisel puhul siis, esimene koormus pigem oli kerge, aga pulsisagedus pigem oli sellisel konstantsel ja lõpus siis nii-öelda alanes. Ja kui me vaatame kõrvale siis nii-öelda RP väärtusi, siis sportlane 1 intensiivsus mõlemal on ühesugune, aeroobne lävi. Ühel juhul esimene minut on loomulikult kergem ja järgnevalt treening läheb järjest raskemaks. Ehk et 60. minutil sportlane vastab selle treeningu lõpus, et see on talle 6 vastab päris nii-öelda raske ja väga raske vahepeal. Ja teine sportlane hindab selle siis, RP hinnang on siis siin, ei tohiks olla siin rohelisega, ehk et tegelikult liigub konstantselt numbri all 4. Ehk et ta talub aeroobset läve oluliselt kauemat aega. Milline on selle treeningu hind ühele sportlasele, milline teisele sportlasele? Mida teeb laktaadi kontsentratsioon? Ühel sportlasel liigub ta konstantselt ülespoole, teisel sportlasel peale esimest koormust tegelikult liigub allapoole. Ehk et me anname treenerina sarnase koormuse. See treening antud juhul tõenäoliselt läheb kusagilt maatsoonist välja, sest sportlase nii-öelda see durability on suhteliselt madal, aga treeningu hind sportlasele on üsna erinev. Ja siin on ka üks jalgratturi näide. See näide on eelkõige selles valguses, kui vähestest vattidest või väikesest võimsusest võib tegelikult väga suures ulatuses sõltuda treeningu pikkus. Et siin on siis jalgrattur oma esimeses kõige madalamast tsoonis, ütleme siis kolmest tsoonisest mudelist, ehk allpool aeroobset lävede vaheline tsoon ja punane tsoon. 200 vatti, ta sõidab seda tund aega ja näha on, et see südamelöögi sagedus antud sportlasel sisuliselt püsib konstantsena. See sama sportlane tõstab ainult 15 vatti, mis jääb endiselt tema jaoks tsoon 1. Siis pulsisagedus on mõnevõrra kõrgem, liigub ka suhteliselt konstantsena ja kuskil siin viimases faasis on näha, et see pulss nii-öelda hakkab natukene kompenseerima, ehk et pulsisagedus tõuseb ja tunni aja lõikes see treening lõpetatakse. Ühel juhul hinnati treeningu raskust numbriga 2, ehk et see tegelikult väga lihtne treening. Teisel juhul 15 vatti kõrgem treening ja siin on see hinnang juba numbriga 5. Ehk et väga väike erinevus, väga väike treeningu või väga suur treeningu hinnangu vahe ja väga sagedasti juhtub ka, et sellisel pikal treeningul kuivõrd oluline võib olla näiteks see, et teinekord, kui me tahame võib-olla 2-tunnist treeningut teha, et me peaksime andma talle ka madalama intensiivsuse. Sest nagu ütles ka Johannes, trenni tuleb teha palju ja puhata tuleb ka ja tuleb osata ka nii-öelda puhata ja niimoodi, et piisavalt, et ei tekiks seda olulist väsimust. Ehk et üks selline marker, mida me oleme siin ka nende 2 loenguga otsinud, võiks olla, et äkki see võiks olla see treeningu RPE üks küsimärk, et kui raske see treening on. Et kui treeningu eesmärk on koguda palju mahtu, siis kas see treening saab minna liiga raskeks, kui seal kõrval on ka 2 intervalltreeningut nädalas, kus me seda treeningu tugevust nii-öelda otsime. Teistpidi jällegi, kui see sama treening teha siit võib-olla 40-minutilisena või tunniajalisega, siis võib juhtuda, et see koormus siin on liialt madal. Ehk et kui me tahaksime tund aega treenida, võib-olla on mõistlik tõesti teha selline treening. Kui me tahaksime teha 3 tundi, siis ilmselgelt me peaksime tooma ka intensiivsust allapoole. Täna sporditeadus ei paku teile häid vahendeid. Et kui on eesmärk teha 3 tundi,
suusatajad tahavad teha 800-900 tundi aastas, et milline oleks see intensiivsus, et see väsimus siis ülemäära ei kuhjuks. Aga see koormuse kestus mängib ka olulist rolli. See on üks põhisõnum, mida võiks silmas pidada, sest see sportlaste nii-öelda durability või sellise akuutse koormuse taluvus on hästi-hästi erinev. Ja sõudjatega üks esimene asi, mida me neile ka näitasime, maht on oluline. Kui me nendega 2004 hakkasime koostööd tegema, küsisime ka, et palju te siis treenite. No, kui need numbrid saime siis ja norrakad kõrvale tõime, siis oli see üks esimene asi, mida nad lubasid nii-öelda üle vaadata. Ehk et mille üle mõelda, mis on treeningu eesmärk? Jah, intervalltreeningud, need on olulised, kas neid teha 1 või 2 nädalas, sõltub jällegi sellest, kui palju meil on nädala maht, kas me suudame nendest taastuda. Ja hästi oluline on siis need, et need pikad rahulikud treeningud, et nemad oleksid meile siis nii-öelda taastavad või säilitavad. Kui see treening muutub raskeks, siis on ilmselgelt see, et sõltumata sellest, et on seal nii-öelda esimeses tsoonis, siis tõenäoliselt see treeningute keskmine intensiivsus kipub minema liialt suureks. Ehk et siis selline näide, et kui me treenime näiteks pulsil 145-90 minutit, sportlane hindab sellega numbriga 4, see viib kokku siis 4 korda 90, 360 koormusühikut. Kui ta nüüd teeb selle sama pulsiga edasi 20 minutit treeningu kauem, tõenäoliselt see hinnang läheb raskemaks, sest treeningu pikkus hakkab mõju avaldama. Koormus on küll suurem, aga võib-olla on mõistlik teha see trenn hoopis 5 lööki madalama pulsiga ja nüüd jõuab sportlane teha 150 minutit, ta saab 600 koormusühikut ja jällegi hinnang on number 4. Ja see on lihtsalt üks näide praktikast jällegi, et kus koormuse tulbad on siis, südamelöögi sageduse tulbad on siis nii-öelda mõlemal juhul võrdsed, tähendab üks ja sama nii-öelda sportlane. Esimesel graafikul lisaks on siis treeningu koormus, et on näha, et kui maht on rohkem, siis on koormus kõrgem, aga see maht on siis nii-öelda kergemate koormuste arvelt kõrgem. Siin on intensiivsus kõrgem, koormus on suurem ja kui me vaatame väsimuse hinnangut, siis siin on võimalik tekitada suur maht selliselt, et väsimus ei kuhju ja teisel juhul, kui treeningud on intensiivsemad, siis see väsimus jääb päris pikaks ajaks, võib jääda nii-öelda kõrgemale tasemele. Ehk et see on siis võib-olla see esimene pool, millest ma tahtsin täna rääkida, et jälgige oma sportlastel. Milline võiks olla teil selle ühe treeningu hind ja kas see treeningu hind ajas kipub muutuma. Number 2, mul on veel aega. Number 2 on natuke treeningute planeerimisest. Et norrakate näide, millest Johannes ka natuke rääkis ja mis mulle endale tundus, ilmselt ma olen seda näidanud ka, võib-olla on ka isegi suusatajateni jõudnud, Rasmus ja Eno on ehk seda kusagil ka juba näidanud, aga jällegi seesama, et planeerimine ilmselt on natukene läinud lihtsamaks võrreldes sellise klassikalise planeerimisega, et kõigepealt palju mahtu, intensiivsus on madal, siis toimub selline võistluseelne periood, kus maht hakkab allapoole minema, intensiivsusega mängitakse ja võistlusperioodil intensiivsus madal, maht ka madal. Intensiivsus kõrge, maht nii-öelda madal. Et siin on näha, et see pilt tegelikult läbi aastate on suhteliselt sarnane, ehk et maikuust alates, kui treenima hakatakse, siis see intensiivsete treeningute hulk on kohe algusest peale olemas. Ja see püsib suhteliselt konstantne hooaja lõikes. Tõsi, mängitakse siis natukene mahuga ja kui siis see võistlushooaeg nii-öelda kestab, siis need mahunumbrid tuuakse nii-öelda olulisel määral alla. Aga samas jällegi seesama näide, et millel ka Johannes ütles, et intensiivsed treeningud on hooaja algusest peale treeningplaanis olemas. Ja üks teine näide, mis sellel aastal ilmus treeningute planeerimisest, mis nii-öelda, kui on ka nii-öelda polariseeritud mudel, ehk et kui see norrakate näide on ka ühe polariseeritud mudeli, siis nii-öelda tegelikult selles valguses näide, et intensiivsus on kohe alguses olemas ja samas on ka suur maht, ehk et treeningud on viidud nii intensiivseks kui suure mahuga ja keskmine tsoon välja jäetud,
siis kui Nils van der Pooli näide tuua, siis siin võiks võrrelda polariseeritud mõistes nüüd ühte planeerimist ja teist planeerimist. Ehk et mulle kui natuke sporditeadlasega tuttava inimesele tundus nagu maailm natuke pea peale pööranud, kas keegi on tuttav Nilsi treeningutega. Et minu jaoks pöördus natukene maailm pea peale, et tegemist on siis Pekingis 2 olümpiakulda võitnud sportlasega ja võitis ka 10 000 maailmarekordiga. Ehk et tema rakendas 5+2 mudelit. Mis on, sellest me kohe räägime. Ta treenis väga suure mahuga. Et see maht oli tema jaoks üks selline võib-olla kogu selle plaani alus. Ehk et 10 000 on siis maailmarekordi 12.30 ja 5000 meetrit 6.08 aeg. Ja ka tema ütleb, et ka pulss ei ole väga oluline. Oluline selle suure mahu juures on see teadmine, et ma pean olema valmis järgmiseks treeninguks, ma pean tegema täna suure mahu ja ma pean seda suutma teha ka homme ja ma pean seda suutma ka ülehomme. Ja kiiruisutaja jää peal käis ta ainult tegemas lõike uisutamises. Ta ei käinud jää peal sõitmas rahulikke pikki treeninguid, sest ta ütles, et seda nii suurt mahtu ei saa jää peal teha, koormus sisemisele jalale läheb väga suureks ja uisutaja ei suuda väga kaua sellis heas positsioonis olla. Ja tema planeerimine siis tegelikult jaganes aasta lõikes olid tal nii-öelda 3, praegu tundub veel kõik okei, sellisesse 3 faasi, nii-öelda aeroobne tsükkel, mis lõppes kohe hooaja lõpuga. Tal ei olnud ülemineku hooaega, ta hakkas kohe ettevalmistust tegema kuni juuli lõpuni. Anaeroobse läve tsükkel, mis on oluline parameeter ka uisutajatele, oli siis umbes 10 nädalat, augustiga algas kuskil oktoobri keskeni ja enne siis maailmakarikat oli tal veel siis selline spetsiifiline tsükkel. Ja 5+2 mudel tähendas seda, et tal oli alati nädalas 2 puhkepäeva. Need olid alati reede, laupäev. 90% juhtudel, kui nädala sees midagi nii-öelda katki ei läinud. Ja mis tähendas seda, et ülejäänud 5 päeval tuli treenida hirmus palju. Ja kui te vaatate, ja ta tegigi laias laastus 1 treeningu päevas, hästi pika treeningu intensiivsus selles valguses, mis ta siin olümpiaeelselt tegi, ei olnud väga madal. 260 vatti jalgrattal on tegelikult päris palju ja 7 tundi. Ja miks ta seda nii tegi? Miks ta kasutas seda 5+2? Ta ütles, et see võimaldab tal alati esmaspäeval hinnata, mis seisus ta on. Teeme esmaspäevane treening algas alati 200 vatti soojendust, millel järgnes 6 minutit 260 vatil ja ta teadis väga hästi, milline on sel hetkel peab olema tema enesetunne, milline on tema pulsisagedus, milline on laktaadi kontsentratsioon ja kui sealt toimusid teatavad nihked, siis esimene trenn võis jääda lühemaks. Kui need nihked olid suuremad, kui ta veel eeldas, siis võis ka teine trenn jääda lühemaks. Minu jaoks on 2 puhkepäeva nädalas sellised suhteliselt üllatused, aga ta ise ütles, et see võimaldas tal alati teada seda, et puhkus ei ole kunagi kaugemal kui 5 päeva. Kui Aivar rääkis rutiinist, siis siin on seda rutiini veel rohkem. Kui ta jooksis, siis ta jooksis aeg-ajalt 40-50 kilomeetrit tunnis. See ajaline mõõde ei muutunud, muutusid kilomeetrid. Kui ta läks üle ja ehk et siis see tsoonide nihe oli umbes siis 100, 0 ja 0. Ja põhimõtteliselt kogu see tsükkel 10 nädalat aastast aastasse toimus tal samamoodi. Vahet ei olnud, mis ala ta tegi, kas siis jooksu, suusatamist või ratast. Tunnid ja koormused olid umbes sellised. Anaeroobse lävetsükkel jällegi keskmiselt endiselt 2 päeva puhkas, nädalas alati. Trennid olid 5 tundi päevas. Algas jällegi seesama 200 vatti, 260 vatti ehk et näha, kas minu seisund on vastav sellele, mida ma eeldan. Seal järgnes üsna tugev anaeroobne, nii-öelda anaeroobsete lõikede tsükkel ja jällegi lõppu läks pikk nii-öelda ja umbes sellised on siis mahud, kus ta läheb, nii-öelda tsoonide mahud, kus ta läheb üsna palju välja sellisest klassikalisest mudelist,
Aga jällegi, tal on 2 puhkepäeva ja ta teeb 1 treeningu päevas. Ta saab puhata järelikult 20 tundi peaaegu. Ja spetsiifiline tsükkel, ta treenis kas siis 10 kilomeetri või 5 kilomeetri treeninguid jää peal. Ja see treeningu tsükkel nägi tal siis välja selline, et ta tegi need lõigud iga kord ainult ühtemoodi, ehk et tema intervalltreening oli ainult 3 korda 8 ringi. Ja see ringi kiirus oli siis tema 10 kilomeetri võistluskiirus. Kui ta treenis 5 kilomeetri tsüklit, siis ta tegi siin lihtsalt 3 korda 4 ringi ja ring oli 1 sekundi võrra kiirem. Ja see oli ainukene intervalltreening, mida tema tegi. See on ainuke anaeroobse lävetreening, mida ta tegi. Ehk et 2 nädala jooksul, nädalast nädalasse, tsüklisse, kogu tema plaan on siin. Kes tahab netis guugeldada, siis see ongi nii tühi, see plaan. Ja siin ta on sellise polariseeritud mudeliga väga hästi. Püsib nii-öelda mudelis. See on jällegi üks hästi ekstreemne näide, aga mind pani mõtlema selles jällegi, et kui lihtne võib olla mõni asi. Et ei ole vaja mõelda, kas need lõigud on 8 korda 3 minutit, 3 korda 7 minutit, ka sporditeadlased ütlevad täna, et kui sportlale sobib 4-minutiline lõik, mõnele 5-minutiline lõik, mõnele 3-minutiline lõik, siis teaduses ei ole väga palju vahet, kumbat lõiku kasutada. Kasutage seda, mis sportlane tundub, et temale kõige paremini võib-olla sobib ja meeldib. Miks ta kasutas see 30 sekundit ja 3 korda 8 ringi? Sest ta teadis, et see on, jällegi ta oli selle välja enda jaoks testinud, et see iseloomustab tema jaoks kõige paremini võistluskiirust. Kui tema läheb siin paremaks, siis läheb tal ka võistluskiirus paremaks. Ja ta näeb alati seda hetke, millises seisundis ta on. Siia ette eelnev soojendus oli tal sarnane, mis oli tal võistlussoojendus. Võib-olla oligi 10 erinevat treeningut tal üldse kavas. Plaan väga-väga lihtne. Et ka lihtsalt mul endal mõttes, et suusatamine, et miks mitte, kui meil on teada näiteks Otepääl, ma ei oska öelda, esimene Kunimäe tõus, teistpidi alla ja neid ringe mingisuguse lõiguga sõita, võiks olla täiesti see võib-olla, mis toimib. Kui treeneril on mingisugune teadmine, et see võiks tõesti iseloomustada seda, milline täna see suusatamise võib-olla iseloom on. Kas ta nii on või ei ole, ma ei oska öelda. Aga see ei tähenda, et nii peab tegema, aga siin plaanis on kindlasti mõttekohti, mida võib-olla on teinekord mõistlik kaasa võtta. Miks ta veel intervalli tegi ainult sellise 1 kiirusega, ta ei tahtnud teha ühtegi lõiku allpool võistluskiirust, sest see häirib tema tehnikat või üldse tehnikat. Et ta alati sai sõita täpselt selle tehnikaga, mida ta peab. Kui ta sõidab natukene aeglasemalt mingit lõiku, kas või näiteks lävetreeninguid, siis see oleks madalama kiirusega ja see ei oleks sellise tehnikaga, nagu oleks vaja. Viimane slaid. Korraks veel sõudmisele. Tuues võib-olla tagasi, miks sõudmise mõistes, miks see läheb kokku ka võib-olla natukene selle Niels van der Poeli mõistega, ehk et mida Niels sellega saavutab. Ta saavutab siia jällegi selle, et ta parandab väga suurel määral oma ökonoomsust, väga olulisel määral anaerobset läve. Need on need võimekused, mida saab arendada hästi-hästi pikka aega ja hästi pika vanuseni. Sõudmise kontekstis, mis juhtub meiega 6 minuti jooksul, peaaegu nagu uisutaja 5 kilomeetrit. Me ei suuda kogu distantsi katta aeroobselt. Ehk et distantsi esimeses osas meil tekib üsna selline suur anaeroobne võlg või anaeroobse energiatootmise osakaal. Ja see tuleneb natuke sellest, et sõudmine on selline ebatavaline spordiala, kus tegelikult kohe stardist minnakse ära maksimaalselt. Võib-olla nagu suusatamise sprint. Sa pead esimese kindlasti maksimaalselt ära minema. Ühelgi teisel spordialal võib-olla 100% intensiivsusega isegi ei minda stardist ära. Mis tähendab seda, et laktaadi kontsentratsioon, ütleme, esimese 3 minuti jooksul hästi kiiresti veres kasvab. Kasutatakse anaeroobset energiatootmist. Ja kui meie ka sõutsime, ka Tõnu alguspäevil ja Andrei ja Silver Sonntag, siis hakkasime ka maailmakarikat nuusutama, siis mis me nägime oli see, et me kuskil ka 18 või kui vanad me siin olime 20, et see esimene 500 meetrit on see, kus me saame kõige suurema kaotuse. Seal sõitsid teised eest ära, järelikult nad on tugevamad, nad on võimsamad
et meil on vaja ka võimsuste kiirust järgi teha. Ehk et meie idee põhines siis sellele, et võimsuse kõver nihutada siia 1,5 minuti peale natukese kõrgemana, püüda olla esimestega kaasas, mida me ka natuke paremini suutsime. Aga mis tähendas ka seda, et laktaadi kontsentratsioon, kuna me treenisime natuke valet lihast, ehk et võimsamaks, kiiremaks, siis ka laktaadi kontsentratsioon oli meil siin 500 meetri peal natukese kõrgem kui tavaliselt ja umbes distantsi kolmandiku alguses jõudis see laktaadi kontsentratsioon, see on siis nüüd nii-öelda hüpoteetiline, et kõik muud parameetrid jäävad samaks, aga me teeme esimese kiirenduse natuke võimsamalt. Jõudis see laktaadi kontsentratsioon siis umbes siia 16-17 peale, mis ongi see, mida me suudame taluda. Ehk et sealt allapoole edasi läks meie sõit siis nii-öelda langevas trendis. Ja jutu mõte on see, et ka sõudjatel on välja pakutud selline mudel, ehk et kui hästi võiksid erinevad võimekused sõudjal olla tasakaalus. Ja kuldseks standardiks võetakse selline 2000 meetri sõudmine, ehk et selline aeroobne võimsus 6 minutit, see on selline referentsina 100. Meil on vaja stardis kiiresti minna, ehk et meil peab olema hea maksimumvõimsus. See on umbes 170-175% siis nii-öelda üle selle 2000 meetri võimsuse. Ka anaeroobne võimekus on oluline. 6 kilomeetri võimekus on umbes 85% 2000 meetri ja 60 minuti võimekus umbes 76%. Ja kui me neid, ma ei ole veendunud, et täna sõudjad neid väga palju sellises veel vaatavad, kuna me ei ole neid väga pushinud ka, natuke tuleb teadlastel ka pushida, et nii-öelda sportlased ennast mõõdaksid, siis kui see U23 paatkond tuli meil maailmameistriks, sel hetkel me neid testisime ja siit on ühe sportlase tulemused näha. Ja treener interpreteeris seda sellisena, et jah, et need numbrid on meil tegelikult päris head ja need on nagu kehvad. Mis tegelikult ongi õige. Aga väga paljudel meie noortel sõudjatel ongi just see häda, et nad sõidavad 2 kilomeetrit, et see ei tundugi, et nad sõidaksid nagu seda võib-olla oluliselt kehvemini, kui nad peaksid. See tulemus on neil päris hea. Aga see tulemus ongi neil hea seetõttu, et nende selline maksvõimekus on hea, anaeroobne võimekus on hea ja see kaotus 2000 meetri peal võib-olla ei ole nii ilmne, kui see võiks. Aga kui lasta neil sõita 160 minutit, siis vaat siin on nad oluliselt kehvemad. Ehk et tulles tagasi siia, kuidas me oleks pidanud siin paremaks saama. Jah, me oleksime pidanud 500 meetri peal olema kiiremad, aga mitte selle arvelt, mis siin on, vaid selle arvelt, mis siin on. Ehk et me peame olema kiiremad 500 meetril 1-2 sekundit, püüdes samal ajal olla madalama laktaadi kontsentratsiooni juures. Ehk et püüdma selle sama töö teha ära oluliselt ökonoomsemalt. Ja see on ka üks näide Penteskaari treeningutest ja minu küsimus ka Johannes Alvarile. Alvar Johannes Alevile. Ehk et siin on ka näha siis intensiivsete treeningute hulk aasta lõikes peale 20 eluaastat väga palju ei muutu. Umbes 50-60 tundi aastas on selliseid intensiivseid treeninguid. Tumerohelised treeningud on need samad treeningud, mis on siis vahetult aeroobse läve ümbruses. Nende hulk väga olulisel määral araneb. Ja olulisel määral kasvab oluliselt allpool aeroobset läve tehtavate treeningute hulk. Ehk et ka sama teema. Ka suusatajatel hästi oluline aeroobne mahutavus ja oluline olla järgmiseks treeninguks valmis selleks, et ma täna olen teinud 3 tundi treeningut ja ka, et ma homme olen suutnud teinud 3 tundi treeningut. Ka siin on nagu näha, et mille arvelt me saame sportlast hilisemas vanuses võib-olla arendada, ongi see, et mitte niivõrd intensiivsus on oluline, küll aga see, et mil viisil saada treeningute maht ülesse, sel viisil, et see ei tekitaks meil üleliia väsimust. Jah, see on viimane slaid. Aitäh! Aitäh! Kas on tekkinud küsimusi? Tahate vaielda? Küsida? Täpsustada? Ikka võiks vaielda. Mina tahaks veidi vaielda. Pane selle, mitte sinu andmed, aga selle kiiruisele Nils van der Poel. Ja see keskmine, jah.
et põhimõtteliselt nagu ma saan aru, et ta 10 nädalat treenis ühe ja sama treeningplaani järgi, treeningkoormusega. Et teooria ütleb, et sa peaksid arenema, eks su organism talub, nõuab suuremat koormust. Jah, sellepärast see mulle üllatus ongi. Et nagu, aga see on tõsi, et siin oli tal nagu, see oligi, siin oli väga raske. Ja tema eesmärk oli siin peab ära taastuma. See loob tal selle, et kuidas ma ütlen, et tal on alati see väsimus kontrolli all. Et see ei satu kunagi, et kui sügava augu äärele ma saan minna selleks, et ma suudan välja ronida. Et tema jaoks alati see auk oli kontrollitav või see väsimuse hulk. Et kui ta siin nüüd tõesti tundis ennast kehvasti, siis ta siin lasi lõigu järgi. Kui ta siin tundis ka kehvasti, siis oli 2 puhkepäeva jälle järel. Aga tal ei olnud neid väga palju. Mina ei oska täna ka öelda selle plaani selles valguses nagu kõiki tausta. Et selles suhtes tundus, et seda on põnev nagu näidata. Ja mis ongi nagu kõige üllatavam, et kõik olidki sellised. Et kes selle faili välja guugeldab, kõik võib ju seda teha, how to skate a 10K. Selline ta on. Siis on tal kõik treeningud viimasel 2 või 3 aastal on kirjas ja ega sealt te näetegi seda. Küsiks ka selle kohta, et just sama Alvar ütleb, et kui Norra suusatajad tema enda treening plaani asja vaadata, siis ma arvan, et Alvaril, ma ei tea, kui täna oleks küsita käest, et mitu puhkepäeva sul alates maikuust on, ma arvan, ta oleks ütlenud, et 3 maksimum. Need on ka reisipäevad. Ma mõtlen maikuust alates. Ehk siin puhkad sa iga nädal 2 päeva, aga nagu Alvar ütleb, et Norra suusatajad pigem treenivad kogu aeg niimoodi, et nad on kogu aeg mingil levelil ja päris puhkepäeva kui siukest nad väga ei teegi. Et see on ka nagu üsna huvitav, et... Jah, sellepärast ma ei hoiagi seda omale. Et... Mis siis õige? Ega ma ei oska öelda. Selles valguses nagu see tundub olevat paremini kontrolli all olev plaan. Jah, seda ei. See ei tähenda, et me peaksime kopeerima loomulikult neid vatte. Ta teeb umbes 75 tundi, 100 tundi kuus. Siit saab kokku lugeda palju ta tuleb. See on nagu meeletu maht. Aga tal ongi see, et teistpidi nagu Alvar ütles, et hästi oluline on puhkus. 7 tundi on ära ja siis ülejäänud päeva saad nagu puhata, ehk et ta saab sealt ka nagu ja minu jaoks on natukene see on väga küsitav, et kui nagu nii palju on tegelikult kõrge sellise anaeroobse läve peal tehtavat tööd, et ta tegelikult sellest nagu suudab ära taastuda. Siin on tegelikult tal veel üks plokk on juures, juhul kui tal on võistlustsükkel, ehk et kui siin on nagu võistlus, siis ülejäänud treeningud on tal sellised, aga 5 tundi ja intensiivsus täiesti maas. Ehk et ainus intensiivsus tuleb võistlustelt. Aga jah, trenni tuleb teha palju. Vastupidasalal jah, aga selgelt, eks väga mitmel spordialal on selliseid erilisi treeningplaane liikunud ja mis võib-olla toimivad võib-olla paari sportlase peale end ja teised kõik hävi. Siin on see koht, mis ma ise mõtleksin, et kui ma varem olin ka pigem seda meelt, et võib-olla 2 treeningut päevas on see võti. Et see võib-olla teatud juhtudel ongi see, et sa saad minna, võib-olla natukene hoida isegi võib-olla ajas kokku, aga teistpidi saad nagu puhata rohkem, ehk et just, et sa teed ühe treeningu madalama intensiivsusega pikemalt, mis võimaldab sul nagu lihtsamini seda mitte intensiivsusega siis eksida. Ehk et see ka Rait Ratassepa näide, et kui ta jookseb natukene üle aeroobse läve, siis tal on juba 2 maratoni päevas juba raske joosta. Aga täpselt, kui ta jookseb nagu 3 lööki nagu pulss on madalamal, siis ta võib neid laduda nagu üksteise otsa, et ei ole nagu vahet. Ja see on see väike häda, mida sportlane ei tunne. Et ta suudab teha mõlemad treeningud väga ilusti ära, aga ajas hakkab väsimus kuhjuma. Aitäh!